ja Kalle toob see kohe tagasi. Aga eks ikka rolli mängib see kuivajak ka ja tõenäoliselt mängis mingisugust rolli ka eilne äike. Ehk siis vahetult peale äikest need 2 maastikupõlengut alguse said. Siis esmane teade tuli kuskil kella 6 paiku ja hakkasid siis vastavalt 3. astmele siis jõud saabuma. Nii, ja kohale jõudes, mis selgus? Selgus see, et põleb siis mets, maastik ja väga suures ulatuses ja tulelevik on raba poole. Ja koheselt siis voolikuliinide vedamine ja nagu ikka siis põhiautodega metsa ei saa. Ja metsa läheb ikkagi ATV, käsitsi voolikuliinide ehitamine, vabatahtlike 66 ja nii-öelda tüüpiline tegevus metsatulekahjurtes. Nii et pinnas on selles paigas pehme, suured autod ligi pääse, on raskendatud kustutamine. Et see lihtsalt teeb meie töö raskemaks, aga me oskame vastavas olukorras käituda ja arvestame sellega. Ja hetkel, mis käib, mis toimub? Tüüpiline tegevus, ehk siis järelkustutus, nii-öelda monotoonne töö, raske, väsitav. Täna on palav ilm ka, mehed natukene söövad, veits puhkavad ja kohe edasi ja tõenäoliselt läheb see siin õhtuni välja. Kas sellest tulekahjust oli ohtu ka ligidal küladele või inimestele? Ei olnud, kuna tegemist on kõrvalise paigaga, majad on suht kaugel ja selles mõttes ohtu ei olnud. Nii, ja tutvusta ennast palun. Risto Roomet, Haapsalu operatiivkorrapidaja. Ei ole. Puhur on siis selleks, et saada paremini tulepesadele ligi ja ta näitab ära, kui on pinnase sisse õõguma jäänud. Et õhuga annab siis, lööb nähtavale tulepesad nagu ja pärast on joaga kustutamine lihtne ja efektiivne. Ütlema täisnimi ja komando ka. Veiko Ülejõe, Märjamaa komando, meeskonna vanem. Peale metsa tulekahju, kus veel saab kasutada sellist ristapuud? Oleme kasutanud kulupõlengutel, siis teede puhastamisel okstest, avarii tagajärgedel tee puhastamisest. Suitsutuulutust oleme korra teinud korteris.
Nii nägi see noor männimets välja enne tulekahju puhkemist. Ja selline näeb ta välja nüüd peale tulekahju lõppemist. Ainult tuhk, tahmunud tüved ja tühjus.